kui praegu on minu meelest teie õlul väga palju see Eestis just nimelt selle tähenduse hoidmine, siis on olnud veel inimesi, kes on mänginud väga olulist rolli, ma arvan, kogu Eesti rahva jaoks selles, aga kes on nüüd meie seast lahkunud. Üks nendest oli kindlasti Jaak Johanson, nagu ma arvan, et väga paljud selles nõustuvad. Teine oli Marju Lepajõe, kes minule minu kujunemisel on väga korda läinud. Aga kellega ei mulle ka Andreasel ei ole kunagi olnud võimalust kohtuda ise. Aga Hardo, te asutasite koos Marjuga Vaba Akadeemia kunagi. Ja ütleme siis Mihhail Lotman võttis meid kampa, ütleme niimoodi pigem, aga jah, vormiliselt me oleme asutajaliikmed küll. Ja siis teil on olnud ka tähenduse täiustada Edmund Burkeri seltsi kaudu temaga koostöö. Mis on teie jaoks olnud kõige olulisem selline teadmine või õppetund või mõte, mis teil on olnud võimalik temalt kaasa võtta? No sinul oli, väga naljakas on see, et mis naljakas, huvitav kokkusattumus, et ma kasutan seda nüüd aja võitmiseks, et mõelda. Ma juba tean, millest sa tahad rääkida. Ja, et 2019 kevadel me olime alustanud selle EBS-i oluliste raamatute kursuse sari, mis nüüd jõudis 15. hooajani, kus käis piiskop Tamas Genos eile just esinemas, sellest oli meil vestluse alguses juttu, et 2019 kevadel oli see, ma alustasin Toomas Manniga 2018, sest see oli see üks, ütleme see minu selline maailma kujundav ja siis oli juba see hüsteeria oli üleval, et Orwell tundus olevat loogiline jätk või kõige olulisem raamat 2019 kevadel, aga siis ma läksin just pärast sellel samale Brasiilia seminarile, nii et Marju Lepajõe pidas meil külalisloengu siis selle sama Orwelli kursusel ja võib-olla räägi sina sellest kohtumisest või mis see oli sinu ainus kohtumine Marjuga, eks ole? Jaa, see oli ainus üks-ühele kohtumine ja siis olid just seal Sheldrake'i ka kohtumas seal sellel 2-nädalasel ma olin seal seminaril. Ja minu ülesandeks jäi siis Marju Lepajõe vastu võtta sellel kursusel ja siis juhatada ja pärast siis korraldada, et ta saaks tagasi. Ja minu isiklik tunne, ma ei oska ühtegi mõtet niimoodi konkreetselt võtta, mida nagu ütelda, aga ma saan kirjeldada tunnet, mida ma tundsin. Ja mis mind võlus Marju Lepajõe juures, see oli see samamoodi siukene leebus, heatahtlik rahu ja selline kindlus ja suur rõhk kõigil nendel vanadel tekstidel. Ta ju rääkis nendest Platoni tekstide ümbertõlkest ja see rõhk tagasi sinna, et me madistame siin kogu aeg nagu sellel 100 aastat ja mingil sellisel skaalal, aga ta tõmbas nagu läbi sajandite tõmbas nagu selle horisondi ja mul ei lähe meelest see hetk, meil oli väga hea külalisloeng ja kui ta sealt lahkus, ta oli ise ka nii õnnelik ja siis ta ütles niimoodi, et ma lähen tagasi Tartusse ja ma pasundan siin kõigile, mida siin tehakse. Et kuidagi see tunne, see tema ehe tunne vastu, et ta viis meid nagu läbi sajandite tagasi sinna Platon, Aristoteles, kogu sellesse aega ja ütles, et me tõlgime, me teeme, kui olulised need asjad on ja millise rahu ja kindlusega ta seda meile rääkis. Ja siis ütles, et ja ma lähen tagasi ja ma pasundan sellest Tartus kõigile. Et võib-olla see on see minu õppetund siis Marju Lepajõelt. Ja seda oli hea kuulda küll tema suust, et selline tunnustas. Aga nüüd ma sain ise ka koguda ennast, ma arvan, pole sellest samast, mina nägin siis seda lindi pealt seda muidugi seda loengut, aga kui sa küsite või kui te küsite ühe mõtte järele, et siis see, mis see esimese hooga tuli vähe või tund aega hiljem oleks teine vastus, et kreeka ja ladina keel on meie emakeeled. Ja
nii ta ütles seal, see mulle jäi meelde. See, mistõttu mina olen inimene, kes ei tunne oma emakeelt, siis järelikult selles ja olen, ma olen poolaritlane, minu kohta ikka suure varuga öelda, et veerand või 24 aritlane, noh sellest, noh nii on. Tuletage meelde, et noh, 2000, nagu ma ütlesin, see ei ole, see on need pooleldi naljaga öeldud, et 2018 noh, oligi täpselt see arusaamine psühholoogiast ja filosoofiast oli selline, nagu ma ütlesin, noh, 0. Aga no midagi see, et vähemasti kui ma nüüd selle lause nüüd praktilisemaks võib-olla selliseks juhiseks või pigem juhtnööriks või majakaks võtaks, et siis ikka kui oluline on ikkagi see emakeel, mida ma oskan ja eesti keel, et noh, et see selle asemel, et noh, siin seda pseudoteaduslikku joru inglise keeles ajada, noh, ma räägin, parem tegelen selle, mis ta siis on, mingil määral ikkagi rahvavalgustusliku tegevusega lehes oma emakeeles, kui mingit 6. järgu, 6., 7. või 8. järgulist teadust raiuda teemad, mis ei taha mitte kellelegi, noh, üldse korda, et võib-olla see siis ja ütleme, noh, nüüd on 56 number tuleb, eks, et ma olen nüüd vorpinud 50 pikka intervjuud, kõik ei ole välismaalastega, aga no mingi 40 intervjuud, igaüks 4000 sõna, et ma olen saanud aru, kui suur varandus on minu jaoks eesti keel, et kuidas see, et ma pean selle ümber tõlkima, kuidas see sunnib mind mõtlema selle üle, mida mu vestluskaaslased räägivad, noh päriselt mõtlemas, ma ei saaks seda teha, kui ma ei saaks seda tõlkida, kui ma neist aru ei saaks, nii et kui Tõnu Õnnepaalul oli üks imeilus laastuke kunagi juhtkiri Päevalehes oli, minu meelest oli see nimi Öömajalised kevadeootajate maal, kuidas ta oli Pariisi metroos ja tal oli rinnataskus Juhan Viidingu luulekogu osa ja siis ta sai veel hetkel aru, et siin rahvaste paabis mitte keegi ei räägi seda keelt ja et selle salavaranduse omamine tegi ma uhkeks ja õnnelikuks, et võib-olla see on, mis ma vastaksin selle Marjuga kuidagi niimoodi. Jah, nii. Töö tüvevaraga sai selle artikli pealgi. Meil oli Marju Lepajast eraldi leht number 7. Ja seal oli Marju oli selleks ajaks muidugi surnud juba, aga Siim Lillega oli see intervjuu ja selle pealkirjaks sai töö tüvevaraga ehk siis selle sama keelega.